Kogukonna praktika juhendamine. 4. video. Juhendamine ja tagasiside. Esimene osa. Noore juhendamine. Tegevuste ajal. Noor tahab praktikal olla ühingule toeks, mitte koormaks. Aita noorel teha tegevuskava ja näita, kuidas tema panus ühenduse tööle kaasa aitab. Võta aega arutamiseks, kui midagi tegevuskavas või eesmärkides vajab muutmist. Jälgige koos iga tegevuse alguses ja lõpus või uute tegevuste plaani võtmisel, kas need aitavad noorel tema ja teie praktika eesmärke saavutada. Selgita, et see pole probleem, kui eesmärgid muutuvad ja sellest ka tegevuskava. Suuna ja toeta noort tema tegevustes. Hoolitse selle eest, et keegi ei jääks kaasamata ega kaotaks järge ja motivatsiooni. Anna noorele tehtu eest jooksvat tagasisidet ja kiida, kui tal läheb hästi. Julgust õpilast olema aktiivne ja kasutama ära võimalust ise praktika sisustada. Kui noorel on praktika jooksul tekkinud kahtlusi, leia neile ruumi nii vestlustel kui ka jooksvalt. Kui õhus on pinget, võta see enda kontrolli alla, näidates ennast lihtsa inimesena. Noored väärtustavad vestluspartnerit, kes võtab neid võrdväärse inimesena, kellega võib hinnangute vabalt asjadest rääkida. Jaga vestluses ka oma kogemusi, hirmusid ja koperdamisi. Näita empaatiat ja huvi tema maailma vastu. Jälgi hoolega, et oled ise eeskujuks, pea kinni kokkulepetest ja kellaaegadest, tee, mida oled lubanud. Tagasiside ja edasiside. Selgita noorele, miks iga tegevus vajalik on. Pärast tegevuse lõpetamist täna teda ja näita tema panuse olulisust ja mõju. Pidev tagasisidestamine lisab teie koostöösse usaldust ja selgust. Ka siis, kui noor midagi uut algatab, leidke aega, et arutada selle vajalikkuse üle. Juhenda, anna tagasisidet ja näita, kuidas tema tegu on ühendusele kasulik. Juhendaja tagasiside aitab noorel õppida enda kogemusest. Noore tagasiside juhendajale aitab vaadata oma tegevustele teiste silmadega. Tagasiside andmisel tuleb meeles pidada mõned põhitõed. Õppimist soodustab positiivne tagasiside, tunnustus ja emotsionaalne toetus. Pidev ja teadlik tagasiside andmine on hea tulemuse eeldus, kuna mõjutab töö tulemust 70–80% ulatuses. Tagasiside andja ei ütle, mis on hästi või halvasti, vaid aitab inimesele endal järeldusele jõuda. Tagasisidet andes on oluline olla hooliv ja vältida sildistamist. Kirjelda märgatud tegevust, õpilase panust vabaühenduses. Kui võrdled, siis õpilase arengut tema endaga, õpitud oskusi, hoiakute muutumist. Aktiivse kuulamise nipid on kasulikud ka tagasisidestamisel. Näiteks mõtte ümbersõnastamine. Sa ütlesid, et sinu arvates siis, ma sain sinust nii aru, et tundub, et sellest rääkimine on sulle raske. Julgustamine. Palun jätka. Öeldust arusaamise kontrollimine. Sain ma õigesti aru, et kokkuvõtte tegemine. Ma saan aru, et see sai alguse ja sa oled siiani proovinud ning sinu põhimureks on. Pisivigadele osutamine ei tekita õppimistahet. Kui soovid suunata tähelepanu kellegi nõrkustele, julgusta teda selles suunas arenema. Kui tuleb siiski anda negatiivset tagasisidet, on kõige mõistlikum öelda otse, ilma keerutamata. Ütle, kuidas teatud olukorras oleks saanud paremini tegutseda. Ära kasuta sõnu nagu mitte kunagi, alati. Noorel on lihtsam enda mõtteid sõnastada, kui ette on antud lause algus ja tal jääb üle mõte lõpetada. Näiteks võid noorele anda ette sellised algused. Nüüd tunnen end mugavamalt. Ma sain teada. Ma õppisin. Ma tunnen end kindlalt. Ma tegin edusamme. Ma olen võimeline. Nüüd ma tean, kuidas. Ma arendasin. Nüüd on mul selge arusaam. Ma tahan uurida põhjalikumalt. See on minu jaoks oluline, sest kui tagasiside on seotud peamiselt juba saavutatud tulemustega, siis edasiside on suunatud tulevikku. Edasiside on eriti oluline, kui toimub praktika kokkuvõttev vestlus. Teine osa. Kokkuvõtete tegemise aeg. Kokkuvõttev vestlus. Selleks, et õppida, tuleb saadud kogemusi analüüsida. Analüüsi eesmärk on aru saada, mida kogemus noorele andis, mida temas muutis. Kokkuvõttev vestlus ongi see koht, kus üheskoos saadud praktikakogemust analüüsida. Kokkuvõttev vestlus tehakse siis, kui kõik praktikategevused on lõppenud. Kokkuvõtvas vestluses tuleb keskenduda õpitu kaardistamisele ja üheskoos arutada, kuidas noore panus vabaühendust aitas. Analüüsi eesmärk on aru saada, mida see kogemus noorele andis. Kas ta sai midagi uut teada valdkonnast? Kas ta sai midagi teada enda kohta? Märkas teistes? Kas tema mina kui kodanik pilt on laienenud?
Leidke kindlasti aega kokkuvõtvaks vestluseks praktika lõpus. Töökogemus sinuga peab saama selge ja konkreetse lõpu, muidu jääb õpilase praktikakogemus poolikuks. Vestlusel tooge mõlemad välja oma tähelepanekud, olulisemad õppimiskohad, soovitused. Noorel on kasutusel elektrooniline või paberil praktikapäevik, mida ta praktika jooksul täidab. Julgusta seda ka kokkuvõtval vestlusel kasutama, et seni tehtut ja mõeldut koos analüüsida. Võta endale aega, et kokkuvõtvaks vestluseks valmistuda. Viimast on märksa lihtsam läbi viia, kui oled enda jaoks teinud järeldused praktika juhendamisest ja selle jooksul ühingus saavutatud tulemustest. Kokkuvõtva vestluse struktuur võiks olla selline. Esiteks, tagasiside ja edasiside. Teiseks, praktikategevuste analüüs. Kolmandaks, iseloomustus ja allkiri praktikapäevikusse. Elektroonilise päeviku puhul saad anda digiallkirja. Kui tagasiside ja edasiside andmisel on fookus noore isiklikul arengul, siis analüüsi ajal keskendu noore panusele vabaühenduses. Vestelge aktiivseks kodanikuks olemisest, vabaühenduse mõjust ja taoliste ühenduste rollist ühiskonnas. Toeta mõttevahetust igaühe panustamise olulisusest ja sellest, mida noor oma kogemuse kaudu õppis ning kuidas ta edaspidi seda kasutab. Sina otsustad, kas vestled korraga ühe või kõigi enda juures käivate noortega. Arvesta, et iga noor ei ole suures ringis jagaja. Kui sul on rohkem kui 3 noort ja soovid teha ühte reflektsiooniringi, siis leia iga noore jaoks eraldi aega ja too välja, mida just tema õppis. Nii on igal noorel võimalik oma isiklikule arengule mõelda. Analüüsime kogemust. Et kogemusest õppida, tuleb sellele mõelda ja seda analüüsida. Kui sellist mõtestamist ei toimu, siis jääb kogemus nagu pilt fotoalbumisse, mälestusena, aga hoiakute või käitumise muutumist ei toimu. Juhendaja ülesanne on aidata noortel luua võimalusi õppimiseks, mõelda oma kogemusele ja analüüsida, mida see neile andis ja kuidas nad tulevikus seda kasutada võiksid. Gipsi reflektsioonimudel annab ühe võimaliku viisi, kuidas kogemusest mõelda ja sellest õppida. Esiteks, mis toimus? Kirjelda lihtsalt ja objektiivselt, las noor hakkab kuskilt pihta. Hea küsimus alustamiseks on, kuidas läks? Teiseks, mida mõtlesid, tundsid? Rääkida emotsioonidest. Näiteks, mis tunne oli, kui sa... Kolmandaks, kuidas oli? Anda kogemusele mingi hinnang või väärtus. Näiteks hea või halb. Kas sulle meeldis või ei meeldinud? Neljandaks, miks? Analüüsida, miks kogemus kujunes just selliseks. Viiendaks, mida see tähendab? Teha järeldusi, näiteks, mida see minu jaoks tähendab? Kas midagi oleks saanud teisiti teha? Kuuendaks, mida edasi? Mõelda järgmistele sammudele, näiteks, mida konkreetselt peaksin muutma? Kuidas tulevikus sellistes olukordades käitun? See on ühe kogemuse analüüsiring, mis aitab vaadata kogemust erinevate nurkade alt. Analüüsides tuleb keskenduda sellele, mida noor õppis ja sai kogemusest, mitte niivõrd konkreetsetele tegevustele. Kogemuse analüüsimine aitab noorel seda ka teistele edasi peegeldada ja näidata, mis tema panus ühenduses oli. Seda on tal vaja ka koolis analüüsitunnis, samuti on see hea oskus edaspidiseks. Kogemusest rääkimise meetodid. Kasuta erinevaid meetodeid kogemustest rääkimiseks. Inimesed tajuvad maailma erinevalt ja väljendavad ennast erinevalt. Mõned eelistavad rääkimist, teised pigem kirjutamist. Osad inimesed soovivad ise näidata ja teha video või pilte. Peaasi, et valitud meetod aitaks noorel rääkida oma kogemusest. Sa ei pea valdama kõiki meetodeid. Vali mõned, mis on sulle omased ja lase noortel nende vahel valida. Kasuta neid ka protsessi jooksul, mitte ainult kokkuvõtvas vestluses. Kui annad kirjutamise ülesande, anna 2-3 suunavat küsimust. Kui noor ütleb tagasisidena ainult äge oli, siis palu tal kirjutada see väljend paberile ülevalt alla ja lisada igale tähele 1 omadussõna. Kui on kaashäälik, siis kirjutab teadmise, kui täishäälik, kirjutab tunde, väärtuse või hoiaku. Kui tühik, siis kirjutab oskuse. Kui meeldib joonistada, paku visuaalse loo rääkimist, sketš, koomiks, jutukuubikud. Lase rääkida lugu ja räägi noorele ka oma lugu. Sobivad hästi vestluse alustamiseks. Tunnete kaardid sobivad noore emotsioonide mõõtmiseks. Dixit-kaardid aitavad rääkida lugu, aga ka eesmärgistada tegevusi, näiteks suunava küsimusena, kellena sa tulid praktikale ja kellena sa siit lahkud. Noor valib ise või pimesi 1 või 3 kaarti, mis kõige paremini illustreerivad tema tundeid. Uno-kaardid, täringud, mingis teemas taseme hindamiseks.
kurgupulgad, spaatlid. Värvitult roheline jah, kollane võib olla, punane ei. Näiteks polaarsusvalik, punane ei meeldinud, roheline meeldis. Osadel inimestel on raske ennast väljendada, aga lihtsam teha valikuid, mis on hea algus vestlusele, mille ümber tagasiside ehitada. Tundepulgad, tunnete nimetustega. Näiteks vali siit see, mis kõige paremini kirjeldab su emotsioone praegu, alguses, lõpus. Õpieesmärkide kraadiklaas. Igal pulgal kirjas noore õpieesmärk, teha enne praktikat. Märgi, kuhu oled oma eesmärkidega jõudnud. Eesmärkidega kivikeste pulkade pudelisse panemine, saavutuste või sammude visualiseerimiseks. Pesulõksudega võib visualiseerida teekonda. Kui praktika koosneb järjestikku mitmest väikesest tegevusest, siis kirjutada siltidele sammud või tegevused. Sama võib teha tähtaegadega või vaheeesmärkideks jaotatud peaeesmärgiga. Legoklotsid. Noorte osaluse teemal väga asjakohane. Näiteks, mis on sinu ideaalmaailm? Hea näide on Toidupanga Tulevikulinn, kus hooliva linna mudel on ehitatud pappkarpidest. Proovi eri meetodeid ja leia sobivaim enda ja noorte jaoks. Ole valmis ka ebaõnnestumisteks. Vaid eri meetodeid proovides saad nende kohta järeldusi teha. Samu meetodeid võib kasutada ka vabatahtlikega. 3. osa. Praktika lõpetamine. Praktika päevikusse. Sinu tagasiside peegeldab õpilase panust vabaühenduse tegevustesse. Kirjalikku tagasisidet andes võid näiteks käsitleda noore panust, mida ta tegi ja kuidas su ühendust edasi viia aitas. Kuidas praktikant oma ülesannetega hakkama sai? Noore arengut võrreldes praktika algusega. Soovitusi edaspidiseks. Oma allkirjaga praktikapäevikus kinnitad, et õpilane on praktikategevused lõpetanud. Küsi tagasisidet ka endale. Selleks on oluline läbi mõelda, millele sa tagasisidet tahad ja millele mitte. Anna sellest noorele sõbralikult teada. Tunnustamine. Kui kõik tegevused on lõpetatud ja analüüsitud, tehke praktikantidega ühine pidu, korraldage meeskonnas mõnus koosolemine või kutsuge ta oma tiimiüritusele. Tähtis on nii analüüsimisel kui ka ühisel koosolemisel peegeldada tema mõju ja tänada. Noorele võib anda kaasa ka soovituskirja või tunnistuse praktika läbimise eest. See saab tema jaoks edasistes õpingutes ja töös praktiliseks abivahendiks. Praktikantide nagu ka vabatahtlike jaoks tähendab tunnustamine ja tänamine meeskonna ees palju. Grupi tänu on isegi erilisem ja olulisem. See jääb meelde ja inimene tahaks tulla veel, et seda osa suurest ja ilusast tunnet uuesti tunda. Kindlasti tasub praktika käigus ja lõppedes kogukonna praktikast rääkida. Tee koos praktikantide ja kolleegidega pilte, pea blogi, jaga kogemusi sotsiaalmeedias ja oma kodulehel, miks mitte ka kohalikus ajalehes. Nii saavad teisedki sinu vahvatest kogukonna praktikantidest teada ja sina omakorda võid endale uusi tulevasi praktikante, vabatahtlikke ja toetajaid saada. Videokoolitusest. Oled nüüd ära vaadanud kogukonna praktika juhendamiskoolituse 4. video. Kui esimene video tutvustas programmi, teine video andis põhjaliku ülevaate, mida kogukonna praktikas osalemine tähendab, 3. video aitas praktikaks valmistuda ja esimesi kohtumisi läbi viia, siis 4. video andis nõu, kuidas noort praktika ajal juhendada ning praktika lõpus tagasisidet anda. 5. video võtab lühidalt kokku, kuidas kogukonna praktikaga noortest head kodanikud saavad. heakodanik.ee/kogukonna praktika. Kogukonna praktika juhendamise videokoolitus loodi Kristi Jüristo samateemalise koolituse põhjal.